Me oleme Aasias näinud igasuguseid 7-Eleveneid raamen stiilis kiirtoidukohti. Nüüd on Eestisse jõudnud ka üks neist, Ramen Rush. Tuleme siis siia proovima Liisaga täna, kuidas maitseb eestipärane raamen kiirtoidukoht. Sisse astudes need esmalt, mis järjekorras kogu toidukoht üldse töötab. Kõigepealt võtad endale kausi ja kandiku ja loomulikult ka nuudlid. Valikut on palju, üle 70 erineva nuudlipaki. Seejärel valid endale lisandid, kui soovi on, siis kerge joogi ning kui mahub, saad ka magusat valida. Kui kandikud on komplekteeritud, siis asud nuudlid valmistama. Vaatame, kuidas meil läks. Võtad kausi, paned siia peale. See kaus on papist. Mul natukene on nagu mõtteid sellega, aga siis üritad mitte midagi maha kukutada, nagu mina just tegin. Võtad enda nuudlid pakist välja. Väga palju kile. Paned selle siia sisse ja siis vajutad start, saad vett, saad oma pulgad ja siis hakkad nagu segama. Aurab jube palju. Kõrbelõhna kuulsite, jah, kõik tuli natukene. Mina arvan, et see on sellest pappkausist. Võtad sõela, see on väga kuum. Nii et mina panen siia selle sõela siia kraanikaussi. Nuudel natukene kõrbes ja põhja kinni, aga pole hullu. Need on siis minu nuudlid. Ma valisin siis omale rapoki nuudlid. Kõige parem retsept oleks ka munaga. Sai ka võetud. Alustamis. Ilus. Natukene pudiseb seda veel seest ja läks. Kaus on juba natuke kõrband. Jah, kuna ma asetasin ta sellelt pliidi aluselt eeval korraks. Aga esimene kord ikkagi Eesti 7-Eleven öelda, nii et ei ole kõige ideaalsem koksin valmis peaaegu. Segame ilusti ära. Jah, lahjendatud versioon minul on. Siis tulevad muud maitsed juurde veel. Nii, meie nuudlid said valmis. Minu omad näevad eriti nukrad välja. Minu omad on juba puldakiga koos. Aga mis minul veel juurde tuleb, on siis paar muna ja siis selline kana flavor. Minu nukrad nuudlid ei ole enam nii nukrad. Minu toppingud täna on siis tofu, siis üks marineeritud keedumuna ja roheline sibul. No sul näeb väga rohelisem välja erinevalt minust. Mina olen nagu selline kiirtoidu valiku teinud omal siin kokku. Võib siis öelda head isu ju. Esimene emotsioon. Esimene emotsioon. Tofu on väga hea. Nuudlid on siiamaani väga head, aga juba kerib see vürtsikuse tase kõrgele. Ma ütleks, ma tegin hea valiku, et ma ei pannud seda kogu puldaki kastet ära, sellepärast, et ma tean lihtsalt eelnevast kogemusest nii väga, et kuidas mu terve suu õhetab ja ma üritan järgmised tund aega nagu rahustada maha oma keelt igavelt. Mul on siuke tunne, et mina peangi järgmised tund aega ennast maha rahustama. Põhimõtteliselt minu puldak läks maksma 2 eurot. Sinul vist samamoodi ilma lisanditeta. Ja siis iga lisand oli keskmiselt 60 senti. Ja lisaks sellele, et saab nuudlit, saab juua ka. Cheers! See maitseb nagu heatee. Lihtsalt täiesti tavaline Liptoni Ma ütlen heatee. ausalt, mul maitseb nagu kookeri kirsilimonad. Minu oma maitseb lihtsalt nagu veits magusam Liptoni heatee. On hea. See maitseb nagu... Teate, kui poes on nagu tavaline granaatõunama, mingi aura oma. Ja siis on see veits kallim klaaspudelis granaatõunama, mis on nagu siuke päris happu. See maitseb nagu see odavam, segatud jõhvika mahlaga. Põhimõtteliselt kõhud on täis, tuju on hea, ma ei tea,
ma ei tea tegelikult, kui hea mu töö on, et mul on niisugune tunne, et ma natuke ülehindasin enda vürtsikuse taluvust ja mul nagu ninas kõik on lahti tulnud, silmad natuke nagu vesistavad, jooksevad vett ikka ja nagu mu suu põleb. Võib-olla siis ka järgmine kord sama taktika, et poole vähem seda maitseainet lisada lihtsalt. Või siis lihtsalt võtta mild versioon. Kui on vaja kiire lõuna teha või mis iganes, siis tulge, proovige. Ramen Rush on see koht.